Nii, ja siis nüüd järgmisena 3 minuti väljakutses osaleb Karl-Erik Taukar. Vaatame, kuidas Karl-Erikul täna läheb. Jah. Nii, Lähme jah. esimene prooviraund. Alright, nii, see on minu arust täiesti uus, aga vaatame, mis siin juhtuma hakkab. Alright. See käib niimoodi, väga lihtne, okei, cool. Okei. Pressure tõuseb, ma tunnen, kuidas vererõhk tõuseb praegu. Jah, varsti hakkavad sõrmed ka välisema. Jah. Alright, no nii, 7. Nii, päris hea, esimene prooviraund. Davai, läheb kohe edasi või? Nii, pane siit scrolli alla, meil on üks viga on sees. Varsti. Play again või? Jaa, play again. Davai, no nii. Nii, siis sa saad ühe korra veel seal vahetada. Alright. Valmis oled. No nii, Karl-Erik hakkab hoogu saama. 10. Vaikselt tõuseb. Väga hea. Nii, 2 prooviringi on tehtud, nüüd tuleb päris asi, jah? Just. Okay. Nüüd on sul 3 raundi ja siis parim läheb kirja. Okei. Kuidas enesetunne siiamaani on? Päris hea tegelikult. Muidugi ma juba aimasin, et ma ei ole nagu väga hea peast arvutamises. Aga nagu näha, isegi 2 proovi korraga natuke läks paremaks juba. Nii et isegi passimees on võimeline arenema. Just. Ma küsin seda ka, et kas kui vale vastus toksida sisse, kas siis on miinuspunktid, on jah? Jep. Siis ei ole mõtet nagu valesti vastata. Mul on nagu kontrolltöös ei ole ka mõtet vastata. Just. Ühesõnaga, nüüd on nagu päris asi 3 korda ja parim läheb arvesse või? Just. Selge. No aga lähme siis. No näeme. Siiamaani parim on siis 18 punkti. Ja Karl-Eriku tulemus prooviringis oli 10. Vaatame, just. Kümme. Päris hea. No nii. Vaatame edasi. See oli nüüd esimene arvestuslik raund. Just. Me paneme sama soojaga kohe edasi või? Jaa. Juba hakkad hoogu sattuma, siis tuleb hästi. On. Ma tunnen, vererõhk tõuseb juba, kõik on õige. Adrenaliin voolab verre. Nii. Nii. Nüüd 8. No, pole hullu. No vaatame, äkki saame üle 10 ikka. Viimane round, otsustab. Jah, otsustab. No nii, let's go. Kurat, mõned on päris kirusad. Jaa, 10 jäi mu tipuks. 10, päris hea. Ei ole hullu. Ma saan aru, et maksimum on 30. No, iseenesest maksimum võib olla ka 60, kui sa väga kiire arvutaja oled. Okei. Meil otseselt mingit piiri ei ole, aga eks see ole päris võimatu. Okei, no igal juhul oli cool.
jaa, super. Ma küsiks sult paar küsimust ka kiirelt. Siis on nagu noortele võib-olla kõnetamiseks, et nii esialgu, nii, et kuidas ma vaatan siit. Mis emotsioone siis mäng tekitas? No tegelikult tekitas sellise emotsiooni, et see nagu osa ajust on olnud umbes 11 aastat puhkusel, mis tegeleb peast arvutamisega. Ja selleks, et seda osa nagu kuidagi mobiliseerida, tuleks tõenäoliselt natuke harjutada. Ja kui 99 Math mu telefoni jõuab, siis ma saan seda teha. Super. 11 aastat tagasi oli viimatis matemaatika. Kuidas sul üldse koolis oli selle õppeainega? Matemaatikaga oli koolis selline asi, et oli aegu, kus see mulle väga meeldis, oli aegu, kus mul läks see väga hästi, aga mingil hetkel toimus nagu selline asi kuskil keskkoolis, et ma jäin nagu järje pealt veits maha. Ja minust nagu matemaatikaga on see asi, et kui sul nagu mingi 2 tundi vahele jääb, siis sa lähed sinna nagu kolmandasse tundi ja kõik on hästi asjaliku nägudega, kirjutavad tahvlit midagi maha ja siis sa saad aru, et midagi on nagu vahepeal minust mööda läinud veits, hästi uued võrrandid on tahvlid. Aga selles mõttes muidugi see on oluline asi igal juhul, et see kuidagi aitab aju kuidagi struktureerida ja õpetab mõtlema. Et riigieksamit ma küll selles aines ei teinud, et ma olen ikkagi nagu veendunud humanitaar ja selline loovhing, aga ega tegelikult muusika kirjutamine ja muusika mängimine ei ole matemaatikast nüüd täiesti valgusaasta kaugusel, et tegelikult mingid samad seaduspärad kehtivad ka muusikast, mis on matemaatikas. No, ma tahtsin just küsida, et kuidas sa võib-olla igapäevaselt, kas sul tuleb ette mingid kohti, kus sa just nagu muusiku või laulja nagu tööalaselt, et kas matemaatikat kasutad, ei kasuta? No üldiselt mingid tehnilised asjad on, näiteks kui ma tean, et minu basskitarrist tuleva nagu signaali ahelal on sees üks digipult, mis on mingi 3 millisekundit, 8 millisekundit wireless transmitter, pluss veel see maa, mis ma viibin ise oma kõlarist, ehk siis heli kandumine, seda mõelda, see on küll rohkem nagu füüsika juba, aga noh, nagu ma ütlesin, muusika ja eriti see tehnika, millega muusikat esitatakse, ikkagi selle tundmisel on matemaatikat vaja. No super, aga igatahes väga hea tulemus ja aitäh, et osalesid. Aitäh kutsumast. Super.